Tere kuulama sissejuhatavat vestlust meie podcastide seerias, kus tutvustame teile uut Eesti oma kindlustusühistut 1. Te saate täna vastused küsimustele, miks valida Eesti oma kindlustus, mis tagab Eesti kindlustuspoliiside usaldusväärsuse, kas uue kindlustusühistu 1 osanikuks olemine tagab veel mingeid finantshüvesid ja ajalukku vaadates, miks on meil siin Põhjamaades, kui vaatame ka naabrit Soomet, ühistuid alati peetud vajalikeks ja usaldusväärseteks. Mina olen Neeme Raud, tänase jutuajamise juht ja koos minuga on siin stuudios Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Liidu tegevjuht. Tervist! Tere! Ja Tarmo Lääne, Eesti kindlustusühistu 1 eestvedaja. Tervist! Tere! Kõigepealt, Tarmo, küsimus sulle. Miks me räägime uuest kindlustusühistust 1 just praegu? No hetkel just sellepärast, et aastal 2018 siis toimus seaduse muudatus, millega siis lisati kindlustustegevuse seadusesse tagasi tulundusühistu ettevõtlusvorm ja tekkis õiguslik alus jällegi Eestis kindlustusühistuna tegutsemiseks. Kas kindlustusühistu nüüd on juba tegutsemas, tegus, jalgel organisatsioon, kas kindlustus saab juba osta? Ja, pärast kindlustust veel osta ei saa, aga ütleme siis pärast seaduse jõustumist on tõesti Eesti kindlustusühistus 1 on juba äriregistrisse pandud. Meil on asutajad, meil on ka juba pärast registreerimist, meiega on liitunud üle 300 eraisiku ja üle 50 juriidilise isiku, aga et hetkel me tegeleme kapitali kogumisega, et saada siis piisavas ulatuses kapitali kokku, et esitada tegevusloa taotlus Finantsinspektsiooni ja kui tegevusloa taotlus on rahuldatud, siis me saamegi hakata juba kindlustusteenuseid pakkuma. Teisisõnu, praegu käib ikkagi ettevalmistav periood. Jah, täpselt nii. Me oleme ettevalmistavas faasis. Kuid juba on esimesed liikmed ühistul olemas ja üks liikmetest on siis Eesti Talupidajate Liit. Kerli, miks te otsustasite liituda Eesti oma kindlustusega? Sellele küsimusele võib-olla on selles mõttes lihtne vastata, et Eestimaa Talupidajate Keskliidu üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on ühistegevuse arendamine, edendamine Eestis. Me tegeleme sellega igapäevaselt just, ütleme, talunike positsioonis, et tugevdada nende positsiooni üldse tarneahelas. Kui me räägime siin siis erinevatest ühistutest, siis kui Tarmo meie juurde siis selle ideega tuli, siis me koheselt nägime selles suurt potentsiaali ka sellepärast, et põllumajandus on väga selline riskialdis sektor. Me teame, et me sõltume väga palju nii siis ilmastikust, muudest faktoritest ja täna ei ole turul ühtegi põllumajandustootjatele sobilikku kindlustusteenust, mida nad saaksid osta. Kuigi ma võin siin tuua näiteks, meil on olemas siis maaelu arengukava raames kindlustustoetus, mida on võimalik siis kuni 70% ulatuses põllumajandustootjatel oma kindlustusmakseid siis kompenseerida, aga see ongi siis see üks peamisi põhjuseid, mille pärast me näeme või nägime ka too hetk, et me peame panustama sellesse, et seda kindlustusühistut luua ja arendada siis koos Tarmo eestvedamisega. No ma võtan kohe sõnasabast kinni. Sa ütlesid, et ei ole praegu olemas kindlustustooteid, mis Eesti põllumehi rahuldaksid täielikult. Kuidas nii? No selles mõttes, eks ma arvan, et see peamine põhjus on selles, et tõesti, nagu ma ütlesin, eks ju, et ka kõik võib-olla kuulajad on teadlikud sellest, et küll on ilmalb, on suured kahjud, põllukahjud, põuad, üleujutused, nii edasi. Et ma arvan, et võib-olla see metoodika ja see maksete osa võib-olla Eesti turu väiksuse tõttu ei ole olnud piisavalt atraktiivne siis täna turul olevatele kindlustusettevõtetele. Et kui meil on ikkagist ühiselt seda teeme, meil on ühine huvi sellesse panustada, siis tegelikult on võimalik ka seda turu siis tõrget ületada, luues neid siis kindlustusteenuseid. Ja Tarmo, täpsustame siis, kindlustusühistu 1 hakkabki pakkuma teenuseid, mis katavad põllumeeste kõik huvid? Kindlasti ütleme, et põllumeeste huvid, aga teiste liikmete huvid, et kindlustusühistu luuakse liikmete poolt tänu liikmetele ja kindlustusühistu hakkabki tegutsema liikmete huvidest ja ootustest lähtuvalt.
Ikkagi, kui mõelda nüüd Eesti taasiseseisumisperioodile 30 aastat, saab nüüd augustis mööda sellest tärminist, kui me oleme taas vaba riik ja Eestis ei ole tekkinud oma kindlustusfirmat, oma kindlustusühistut. Siin kindlustusturul tooteid pakkuvaid ja teenuseid pakkuvad firmad on kõik kusagil mujal asuva peakorteriga. Kuidas nii? Tarmo? No see tulundusühistu ettevõtlusvorm niimoodi vaikselt liigutati 90. keskel, siis vahetult pärast taasiseseisumist lihtsalt seadusest, kindlustustegevuse seadusest välja ja siis kadus õiguslik alus kindlustusühistuna tegutsemiseks ära. Ja nagu nüüd ma võin juba omast kogemusest öelda, et selle ettevõtlusvormi tagasi panemine kindlustustegevuse seadusesse võttis aega 14 kuud. Ehk siis, et sellist inimest, kes võtaks selle kuni siis aastani 2018 ei olnud Eestis sellist inimest, kes võtaks selle seaduse muutmise enda peale. Tegelikult üks vandeadvokaat üritas seda kiiremini teha niimoodi, aga tal see ebaõnnestus aastal 2015. Ma küsin kohe vahele, miks siiski võeti see vorm välja seadustest? Tundub ju loogiline, et Eestis on olemas ka oma kindlustusfirma. Siis endine Finantsinspektsiooni töötaja Kaido Tropp on öelnud, et selle kohta, et lihtsalt ei saadud aru, mis asi on tulundusühistu ettevõtlusvorm, igaks juhuks võeti ta seadusest välja 90. keskel. Ja nüüd toote selle seadusesse tagasi, toote Eesti turule siis Eesti oma kindlustusfirma. Me rääkisime juba siin esimestest sammudest ja sellest, et praegu käib kapitali kogumiskampaania. Kus te siis praegu omadega täpselt olete, kui palju kapitali juba koos on, kui palju veel vaja on ja mis saab siis, kui see kapitalikampaania ikkagi ei õnnestu? Et meil on siis koos kogutud ja märgitud on natuke üle 400 000 euro praegult. Meil on vaja tegevuse alustamiseks kuskil 4,5 miljonist alates ja ülesse poole eurosid. Et kui nüüd ütleme selgub, et me ikkagi ei saa üldse seda kapitanid miljoneid kokku, siis on meil lubadus on väga konkreetne, täpselt nii nagu oli 3 aastat tagasi ka tulundusühistu Tuleva, kes ütles, et kui nad kapitali kokku ei saa, siis nad maksavad sendi täpsusega kõik tehtud osakapitali sissemaksed liikmetele tagasi. Et praegult on lihtsalt see osakapitali sissemaksed seisavad meil turvaliselt pangakontol LHV pangas ja et me tegutseme selle nimel, et me saaks kogu kapitali kokku loomulikult. Kerli Eesti Talupidajate Keskliit on oma panuse ilmselt juba andnud. Jah, täpselt nii. Et see raha on juba LHV panga arvel olemas ja ootab siis päeva, mil kindlustus hakkab tegelikult tööle. Aga te ei karda, et te jätte oma kapitalist ilma? Kindlasti mitte ei karda seda, sellepärast, et nagu ma ennem juba mainisin, see potentsiaal turule tulla, kaasata liikmeid, pakkuda liikmetele või rahuldada nende mingisuguseid vajadusi, eks ju, kas me räägime siin tõesti nendest kindlustusteenustest või mis iganes muud. Et see panus on palju olulisem kui see, et kas me jääme sellest ilma või ei jää, et ma seda kindlasti ei usu nii, nagu Tarmo ütleski, et ta on ju turvaliselt siis seal LHV panga kontol. Aga mida ma võib-olla siin tooksingi välja nagu just meie liikmete poole pealt, et ka täna on ju väga palju meie enda liikmeid on ju kindlustusühistu liikmeks asunud. Ja nad näevad selles siis tõesti võib-olla tänu sellele, et nad tunnevad ka võib-olla natuke rohkem siis või tähendab ühistulist ettevõtlusvormi, siis see ongi ju selline inimeste keskne ettevõtlus, mille eesmärk ongi ju rahuldada siis mingisuguseid vajadusi mis nende liikmetel on tekkinud, et selline kogukondlik lähenemine, ühiselt panustamine, ma arvangi, et see on nagu see küsimus, millega nagu suudetakse tekitada seda usaldust üldse selle kogu selle ühistulise kindlustusettevõtte suhtes, seda enam, et tegelikult lisaks Taluliidule on ju asutajate liikmeskonnas väga palju suuri organisatsioone, mis enamasti kõik siis hõlmavad maapiirkonna siis inimesi ettevõtluse ja lisaks siis võib-olla Tarmo oskab veel siin tuua mõned teised organisatsioonid, kes samamoodi, et me oleme tekitanud ikkagist väga suure usaldusväärse ringi asutajatest, kes näevad selles potentsiaali, selles kindlustusühistus ja me siiralt loodame ja toetame igati Tarmot selle siis kindlustusühistu eduka käivitamise protsessis. Et pilt selge oleks, kes siis veel on need esialgsed kapitalipaigutajad lisaks Eesti Taluliidule? No meil on, ütleme, 8 sellist suuremat organisatsiooni, siis on Eestimaa Talupidajate Keskliit, on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Aiandusliit,
on Eesti Jahimeeste Selts, on Eesti Omanike Keskliit, mis ühendab siis rohkem 60 000 Eesti koduomanikku, on Eesti Korteriühistute Liit, mis siis nagu nii-öelda kureerib seda korteriühistute tegevust üle kogu Eesti, et jättavasti korterites elab 75% meie elanikkonnast. Siis on asutajaks on ka Tartu Hoiulaenuühistu, Eesti kõige suurem siis hoiulaenuühistu ja ka siis kultuurivaldkonnast Eesti Akordioni-liit, kellel on siis esindus 100 muusikakoolis üle kogu Eesti. Võimsad organisatsioonid, aga Kerli juba mainis sõna usaldusväärsus. Ma ütlesin selle podcasti alguses ka, et me vastame küsimusele selle käigus, kuidas te tagate oma usaldusväärsuse? Kuidas tagada see, et Eesti kindlustuspoliis, kui see lõpuks nüüd saadavale tuleb, on usaldusväärne? Meil on olnud siin ühistutega probleeme, seal on uudistest ju läbi käinud teemad, kuidas on rahvalt raha kogutud ja tegelikult on see osutunud ikkagi püramiidskeemilaadseks asjaks, et on makstud osadele asutajatele suuri summasid välja ja lõpuks, kui probleemi ette on satutud, kõik asutajad, kõik sisse maksnud inimesed ja organisatsioonid tahavad raha kätte saada, seda raha enam ei ole. Kuidas teie nüüd asju teisiti teete? Kuidas tagate veel kord rõhutades selle usaldusväärsuse? No meie nagu siis, kui nüüd poliiside väljaandmise hetkest rääkida, siis tegelikult meie siis kontroll kindlustusühistu tegevuse üle hakkab siis Finantsinspektsiooni poolt sellest hetkest, kui me anname sisse tegevusloa taotluse. Sellest hetkest Finantsinspektsioon siis kõikide oma jõududega hakkab siis meid monitoorima, siis küll tegevusloa taotluse sisseandmise järgselt ta siis vaatab meie seda kapitali, meie äriplaani, meie kollektiivi, kas me oleme sobilikud kindlustusandjana teenuste pakkumise jaoks. Ja sellest hetkest, kui siis me saame selle loa ja hakkame teenuseid pakkuma, siis täpselt samamoodi Finantsinspektsioon jääb meie selliseks 24/7 kontrollijaks, et jälgib, kas meie kapitali struktuur on piisav, kapitali suurus on piisav, et vastab meie edasikindlustuslepingu sisule ja meie kindlustusportfelli sisule. Et selles mõttes, et meie eristume ikkagi selgelt siis nagu nendest asutustest, kes ei ole Finantsinspektsiooni kontrolli all. Kuna meie ettevõtlusvorm on kindlustustegevuse seaduses sees, siis me oleme ka seadusest tulenevalt 100% Finantsinspektsiooni kontrolli all. Veel äriliselt lisada, et meil on esimeseks 3 aastaks on väga konservatiivne ja väga usaldusväärse edasikindlustajaga edasikindlustusleping, mis ikkagi võtab sellised suured riskid võtab maha, et kui meil juhtub siin suur kahju, 7-kohalise numbriga miljonites ulatav kahju, ka selle kahju maksame välja koos edasikindlustajaga ja elu läheb edasi, lihtsalt me oleme sellega arvestanud ja selle eest ka juba maksud edasikindlustajale ulatuvalt. Et selles mõttes riskid on maandatud ja kontroll on nagu olemas. Loomulikult, et me ei saa öelda, et ükski ettevõtlus ei saa olla 100% nagu kindel, aga et me usun, et me kasutame oma enda 20 aastast selles valdkonnas tegutsemise kogemust ja väga häid koostööpartnerid. Ja lisaks kaasneb teie kindlustusfirmaga ka veel lisaväärtus. Teil on väga ulatuslik rahvusvaheline know-how teadmiste võrgustik kujunemas. Ja, et kohe, kui me selle tegevusloa saame, siis me liitume ka ülemaailmse kindlustusühistute organisatsiooniga, mis siis nagu ühendab 1,3 triljonilise Ameerika dollari käibega ülemaailmset kogukonda, kus siis näiteks jaapanlased ajavad Jaapani asja, aga teevad koostööd kõikide teiste riikide kindlustusühistutega, prantslased ajavad Prantsusmaa asja ja eestlased ajavad eestlaste asja ja teevad koostööd siis jaapanlaste, prantslaste ja kõikide teiste selliste riikidega, kus on kindlustusühistud. Kuid see koostöö ei tähenda rahalist koostööd, see on pigem ikkagi teadmistalane. Jah, just nimelt me vahetame teadmisi, kogemusi, edulugusid. Kerli, sa rõhutasid seda, et talupidajate jaoks on oluline, et organisatsioon on Eesti-maine. Sa oled ühistuid uurinud ka oma õpingutes lähemalt. Miks siiski eestimaalasele, eestlasele on selline ühistuvorm omane, vastuvõetav, et me tahame kuuluda ühistutesse? See on ju ajalooliselt nii olnud. Jah, täpselt, see on ajalooliselt nii olnud, kuigi ma pean ütlema, et selles mõttes viimased võib-olla 20 aastal ikkagist see ettevõtlusvormina on olnud selline mitte väga võib-olla tuntud, et täna küll meil Maaülikool teeb väga tugevat tööd ühistu
ühistute arendamisel, tehes seal teadus, suheldes siis tootjatega, edendades ühistuid Eestis. Aga ma arvan, et siin ongi see küsimus, et tegelikult me peaksime veel rohkem just ühiselt ja ühistutes siis ettevõtjatena toimetama, just põllumajandustootjatena. Et meie siis, kui me räägime põllumajandusstruktuurist, me oleme suhteliselt siis duaalne struktuur, kus meil on väga palju suuri ettevõtteid ja meil on väga palju väikeettevõtteid, et tegelikult see sama turupositsioon, parem positsioon tarneahelas tekitataksegi ühiselt siis töödeldes, turustades ja nii edasi, et ma pean ütlema, et meil on veel suht suur pikk maa minna, et me oleksime võib-olla selles mõttes palju rohkem ühistutesse koondunud ja ühiselt siis toimetamas, aga ma arvan, et see on nagu selles mõttes selline täielikult tuleviku teema, et üha rohkem noori siis ka ühistu ärimudeliga on kursis, meil on siin väga häid näiteid ka väljapool põllumajandussektorit, kus tõesti seesama Tuleva näide, eks ju, täna siis kindlustusühistu üks näide, kus meil on võimalik ühiselt üheskoos panustada, et teha Eesti asja, teha seda hästi ja kus ka tegelikult on ju kasusaajate ring oluliselt suurem, kui võib-olla osteski oma siis selle kindlustus siis poliisi või mis iganes mõnelt äriettevõttelt, et siin ongi need küsimused. Võib-olla võib mõelda ka nii, et kui taas iseseisvumise esimestel aastatel vaadati pigem kusagile väljaspoole Eestit, et kiirelt raha saada, siis nüüd oleme muutunud jõukamateks ja nüüd me ei taha enam oma raha väljaspoole paigutada, tulusid väljaspoole saada ja nüüd me tahame ise oma rahadega siin tegutsema hakata. Tarmo? Jah, et ega meil ei ole vaja siin selliseid kaugelt näiteid otsida, et kui Eesti siis kahjukindlustuse nagu selline kasumistruktuur on praegu, et kuskil 2-3% kasumist jääb Eestisse ja 97% siis kasumist läheb Eestist välja, siis näiteks Soomes on see proportsioon, täpselt risti vastupidine, et seal on ainult üks aktsiaselts, kes siis seal võib-olla võtab seal 10-15% sellest turukasumist ülejäänud lähebki ühistutesse, ehk siis nagu kohalikel, kuigi see aktsiaselts on ka teatud Soome kapitali nagu oma. Et selles mõttes, et Soomes jääb kogu see turukasum jääb Soome omanikele, siis ühistu omanikele ja aktsiaseltsi omanikele, aga meil ta läheb kõik välja. Et see ongi selline, nagu nemad nagu veeretavad lumepalli, mis kasvab pidevalt ja meil jällegi see nagu nii-öelda õhupall läheb katki iga aasta jälle uuesti ja uuesti, et selles mõttes nagu, et see kahjukindlustusturul loodav rikkus näiteks võrreldes Soomega, nemad nagu arenevad ja meie jällegi hoopis siis lihtsalt nagu oleme elus nagu niimoodi, et meil nagu mingit rikkust siit ei teki. Et see on väga suur potentsiaal ja just et kui vaadata ka neid Eestist kõrgema elatustasemega Euroopa riikide näited, siis ainuke võimalus nagu kahjukindlustusturul suurte rahvusvaheliste kettidega konkureerida ongi kohalik ühistu, kus on siis kliendid on ka omanikud ehk liikmed. Et see on lihtsalt selline lojaalne ja jätkusuutlik ettevõtlusvorm. See on ainuke võimalus selliste suurte kontsernidega konkureerimiseks. Kerli, üks kindlustusfirma, kindlustusühistu, üks eelis on see, et ta on eestimaine, teine on see, et võib-olla saab kiirelt kohe kindlustusmakseid, kui mingisugune häda tekib, kuna kõik toimub siin meil koha peal, ei ole vaja kuskil kaugel peakorteriga midagi kooskõlastada, aga kas veel mingisugust tulu tõuseb teie osalusest, sellest rahapaigutusest, mis te olete teinud ühe arvele juba? Kas ka mingisuguseid tulusid hakkab veel tulema sealt? Selles mõttes loomulikult ühistu, eks ju, eesmärk ühest küljest on ka ju omaniku tulu teenimine, et sellest me ei saa mööda vaadata, et eks see on ka ju põhjus, mille pärast on oluline, et täna kindlustusühistuga liituksid nii meie liikmed, meie teiste organisatsioonide liikmed ja ka ju inimesed, kes tulevikus nad vajavad kindlustusteenuseid, eks ju, me ei räägi siin ainult võib-olla põllumajandussektorist ja mõnest muust sektorist, mis siin oli jahindus ja nii edasi, aga me kõik ju, meil on autod, meil on majad, mis vajavad kindlustamist,
et ma usun, et seesama kindlustusühistu tegelikult kõnetab ju palju laiemalt eestlast ja meil ongi nagu selles mõttes täna nagu see koht, kus me saame ühiselt panustada selleks, et arendada kiiresti kindlustusühistut, et ma kindlasti julgustan ja kutsun kõiki täna kindlustusühistuga liituma, et see on ju väga lihtne protsess ja kodulehel tehtav, et see ongi see, mida me siis saame tulevikus ühiselt teha, et see kasu ei ole ainult see, et me saame osta mingisuguseid kindlustustooteid, vaid ka tegelikult ju teenida lõpuks omanikutulu. Räägi, Tarmo, natuke seda omanikutulu lahti. No eks see ühistuline põhimõttele on ju selles mõttes lihtne, et liikmed, kes on huvitatud nende teenuste kasutamisest, astuvad liikmeks ja ka siis võtavad mingi ettevõtlusriski sisse oma osakapitali sissemaksetega ja eeskätt on nende huvi on kasutada teenuseid, aga samas, et kui äritegevus on edukas, siis tekib ka omanikutulu, et Eestis on ju, ütleme siis, kui vaadata Eesti kahjukindlustusturgu, siis suurusjärk on selline, et turukäive on 400 miljonit aastas, sellest 60 miljonit on kasum. Ja nagu ma ka ütlesin, siis, et suurem osa sellest kasumist läheb Eestist välja, ehk siis rohkem kui 1 miljon eurot nädalas, kasumi eurot nädalas läheb Eestist välja, ütleme. Nüüd ongi, et loomulikult, et see turule sisenemine ei garanteeri kohe suurt ja kasumlikku äri, küll, et kui seda teha kuluefektiivselt uusimate tehnoloogiatega, nagu meil plaanis on, siis kindlasti, et see äri konkurentsivõime on oluline ja meie äriplaanis on selgelt nagu kuluefektiivne otseteenindusmudel, mis peaks ka kindlasti jätma omanikutulu liikmetele ka siis, kui nad saavad juba soodsamaid makseid nagu niimoodi. Te kuulate podcasti, kus me räägime Eesti kindlustusühistust 1, mida praegu luuakse ja selle üks initsiaatoreid, eestvedajaid on Tarmo Lääne. Tarmo, kui raha paigutame, alati tahame teada ka, kes meie rahaga tegelema hakkavad. Räägi natuke oma taustast ka, kuidas sa üldse kindlustuse juurde tulid, mis tagab sulle ekspertiisi kindlustusvallas? Ma olen siis kindlustussektoris töötan aastast 97-99 töötasin siis Lex kindlustuses, oli siis Lääne-Eesti kindlustus, olin liikluskindlustuse riskijuht, vastutasin liikluskindlustuse valdkonna eest. See oli siis just see aeg, kus liikluskindlustusseadus oli jõustunud aastal 93 ja kus ta siis hakkas nagu reaalselt kasvama Eestis. Ja siis selle perioodi tulemusena mind siis kutsuti praegusesse IF-kindlustusse, kus ma siis töötasin 13 aastat, siis pool sellest ajast vastutasin Eestis kasko valdkonna eest ja pool sellest ajast teise poole siis Baltikumis kasko valdkonna eest eeskätt nagu niimoodi. Seal oli ka mõned väiksemad valdkonnad tulid lisaks. Et see on nagu minu taust, ütleme, ja pärast IF-kindlustust, siis aastal 2013 mul oli siis au 3 aastat üles ehitada siis Poola kindlustusandja PZU Eesti filiaali, ütleme, et see oli selline nagu nullist üles ehitamise kogemus, mis oli ka hästi huvitav ja põnev. Ja pärast seda ma siis töötasin veel 1,5 aastat siis Venia Insurance Groupi ettevõttes Eestis nimega PTA, kus sai ka just sellises nagu väiksemas organisatsioonis siis omandatav, näha, kuidas toimub Eesti mõistes väikese kindlustusseltsi tegevus, ütleme. Et see oli ka väga huvitav, et just, et kui vaadata nüüd seda kindlustusühist ülesehitamise nagu eesmärki, et on olemas see nullist ehitamise kogemus, on olemas ka sellise väikese kindlustusandjas töötamise kogemus, ütleme, ja on ka nende suurte edulugude kogemus olemas, et ikkagi minu kõige pikem periood oli IF-is, kus me olime siis 13 aastat turuliidrid, see on üldse kerge, aga me kogu aeg siis pidime tegema uusi asju, et olla turuliidrid, mitte ainult käive mõttes, ka kasumi mõttes, ja sellel ajal me tegime seda edukalt IF-is. Ja millal tuli see mõte, et teeks siis nüüd Eesti oma firma, mis andis sulle julguse sellega tegelema hakata? Meie turg on ikkagi maailma mõistes väga väike, kui sa räägid suurtest kindlustusfirmadest, neil on ka ikkagi kliente ja turud on hoopis suuremad, me räägime väikesest Eestist. No eks viimases töökohas siis enne kindlustusühistut tuligi see mõte, et kui selline väike kindlustusandja Eestis, kellel on siis seal käive on kuskil seal 20 miljonit aastas, ütleme, et see käive tuleb nagu suhteliselt lihtsalt tuli ja et seal ei olnud nagu midagi, mingit imesid ei olnud, et ma mõtlesin, et lihtsalt minu jaoks selline motivatsioon nagu lihtsalt kindlustusseltsis töötamine, millegi tegemine, sõltumata sellest, kellele sa seda omanikutulu nagu teed, lood, ütleme, et see nagu välisomanikele
kasumi teenimine siis hommikust õhtuni nuputades, nii-öelda üle oma varju hüpates, see lihtsalt nagu selline motivatsioon kadus ära. Ma mõtlesin, et kui midagi teha, siis teha juba siis iseendale ja Eesti siis sarnaste väärtushinnangutega eestimaalastele. Mul on siin ees Tartu Ülikooli teadlaste põhjalik uuring ühistegevuse arengust Eestis ja sellest uuringust tuleb välja, et 20. sajandi alguses, kui kindlustusühistuid Eestis aktiivselt looma hakati, oli käimapanev jõud täpselt samasugune nagu aastal 2021 praegu. Kindlustusturg oli väliskapitali käes, keda huvitas peamiselt kasumi maksimeerimine, eestimaalaste vajadustest suurt ei hoolitud. No, päris huvitav selline mõttekäik, et 20. sajandi algus ja nüüd 21. sajandil oleme sarnases seisus. Jah, see on täpselt nii, lihtsalt see väliskapitali struktuur on natukene teine, et kui 20. sajandi alguses oli see Vene ja Saksa kindlustusseltsid, kes siis siin nagu Eesti turul domineerisid ja kasumit maksimeerisid ja siis oma selle tegevusega andsid siis eestlastele motivatsioonile hakata sellega nende tegevusega konkureerima läbi kindlustusühistute, siis tegelikult praegult on meil samamoodi, on siis domineerivad, on Soome, Rootsi, Poola, Saksa ja Austria kapital, kes on siis tegelikult 5 peale ära jaganud selle turu, nii-öelda selle suurem osa, kasumlikuma osa turust, ütleme, ja siis ongi, et mina ütleks, et ainuke võimalus nende 5 suure omanikuga Eesti kindlustusturul konkureerida ongi kindlustusühistu. Kerli, vaatame veel Eesti ühistulise tegevuse ettevõtluse ajalukku, sa oled seda uurinud. No Eesti Vabariigi ajast, kui vaadata vanu ajalehti või ajakirju, räägitakse palju ühistutest. Tollal oli see mudel Eestis väga levinud. Jah, nii oli, et selles mõttes ajalooliselt hiljem see muutus, sellepärast, et me olime osa teisest riigist ja kui meil tekkiski siis, kui me siis saime oma iseseisvuse, siis ma arvan, et inimeste selline soov omada midagi ise teha midagi, mitte sõltuda teistest, et see oligi see, on olnud see siis niimoodi suunaja, millega me oleme siis nagu oma ettevõtlust arendanud, et küll ütleme niimoodi, et liitudes Euroopa Liiduga ja ka enne seda, aga läbi Euroopa Liidu erinevate siis toetusmeetmete on üritatud käivitada seda siis väga edukalt või tähendab väga palju just põllumajandussektoris, kus selles on erinevad toetusmeetmed, mis aitaks käivitada siis põllumajandusühistuid. On ka käivitatud väga palju erinevaid ühistuid ja ühistuvorme, meil on mõned edukad näited, nagu siin ka mõnes teises sektoris on ka põllumajanduses sellised halvad näited, mis võib-olla jälle taaskord demotiveerivad siis teisi põllumajandustootjaid. Aga jah, et selles mõttes see ühistuline ettevõtlusvorm täna ta vajaks võib-olla laiemalt siis ka erinevates, ütleme, ülikoolides ja teadusasutustes, mitte ainult Maaülikoolis, kes sellega täna aktiivselt tegeleb, ütleme siis teaduslikku tuge nagu, et me uuriksime ja arendaksime ja ka tegelikult õpetaksime oma siis üliõpilastele ettevõtlust, kes on just majandus- ja ettevõtlusvaldkonnas, just seda ühistulist ettevõtlusvormi, sest tõesti, kui me vaatame, siis ka täna Eestis ju need samad kindlustusseltsid või ettevõtted on ju suuresti teiste riikide ühistute siis tütarettevõtted, et ma arvan, et siin on nagu selles mõttes Eesti väiksusest tulenevalt meil on väga suur potentsiaal läbi ühistu saada tugevamaks nii ettevõtjana kui ka üldse nagu omada siis seda kogukondlikku paremat positsiooni. Kuidagi sellest sõnast ühistu kõlab läbi usaldusväärsus, selline õlatunne. No, eestlased ikkagi usaldavad üksteist, kuigi meil räägitakse ju sellest, et eestlase parim niimoodi lõunasöök on teine eestlane, kelle kallal järalda, aga kui hakatakse ikkagi midagi arendama, ka oma riiki arendama, oma majandust arendama, siis ikkagi usaldus on see ühendav printsiip. Loomulikult, jah. Et see on see, millega tegelikult on võimalik üldse ühte edukat ühistut luua. Et seal peab olema usaldus ja noh, ütleme kindlustusühistu
üks vaatest meie organisatsioonidena, kes näiteks Taluliit on üle 30 aasta vana organisatsioon, meil on palju liikmeid, kes meid usaldavad, me ei saa mitte kuidagi oma liikmete usaldust kuritarvitada, me ütleme, et meie näeme potentsiaali kindlustusühistus, see ju tegelikult motiveerib ka meie liikmeid liituma siis kindlustusühistuga. Et ma usun, et kindlasti osad meie liikmed seda teeksid, kui Taluliit ei oleks liige, aga väga paljud võiksid olla ka väga skeptilised selles osas, et kas see on koht, kuhu ma saan raha paigutada ja kas see ikka tegelikult käivitub ja nii edasi, et läbi sellise tugeva võrgustiku, mida tegelikult need organisatsioonid omavad, me oleme juba täna ju suutnud raha koguda ja seda teeme ju igapäevaselt ja see ongi üks see panus, mida me saame ka tegelikult ju organisatsioonina siis kindlustusühistusse anda, ongi just see usaldusväärsus, et meie oma näo ja nimega oleme selle kindlustusühistu asutaja liikmed. Tarmo, ka sulle küsimus sellest usaldusväärsusest ja eestlaste soovist ikkagi koos õlg-õla kõrval midagi üles ehitada. Vahel me hakkame kahtlema selles, kas me tahame teha, kas igaüks ei aja ainult oma asja, kas me oleme võimelised ja valmis suureks koostööks või oleme kõik sellised, meenutame siin Andrese ja Pearu lahinguid, Pearud, kes tahavad oma asja ajada eraldi. No lihtsalt, et praegult oleks ikkagi see peamine motivatsioon on see, et see on, jällegi see ongi see Euroopa nagu Eestist kõrgema elatusetasemega Euroopa riikide näide on see, et see on ainuke võimalus konkureerida rahvusvaheliste kontsernidega, küll ütleme, ja mis on nagu Eesti majanduse nagu struktuuris on tühi koht, ongi see kindlustusühistu koht näiteks, et kõikides teistes siis Eestist rikkamate Euroopa riikide majanduse struktuuris on kindlustusühistu kui selline nagu üks stabiilne eelarveallikas, kes loob töökohti ja maksab makse, eks nagu niimoodi, ja ei vii seda kasumit välismaale, vaid jätab kogu selle kasumi omaniku tulu Eestis, et see on nagu Eesti majanduse hetkel üks struktuurne puudujääk nagu võrreldes ükskõik Saksamaaga, Soomega, Rootsiga, kelle kõigenes Euroopast, eks, ja ka maailmast, ütleme, ja küll on nagu see, et me teame neid fakte, et eestlased on meil hästi targad, meie lapsed, see on seal nendes testide tegemises maailma tipus ja loomulikult ka Euroopa tipus on ju, eestlased on töökad, töötavad ennast pigem surnuks, vabandust, on ju nagu, ja samas meie elatustase on alla Euroopa Liidu keskmise. Ja nüüd ongi siis küsimus, et mis siis valesti on, kui me oleme targad ja töökad ja miks me siis ei ole siis nagu jõukad, eks, et äkki just ongi see koht, et me ikkagi võiks võtta siis rohkem ettevõtlusriske, olla julgemad ettevõtjatena, ütleme, aga nüüd, et ma arvan, et see ei ole reaalne, kui ma ütleks, et Eesti saaks nüüd Euroopa rikkamate riikide hulka niimoodi, et kui iga eestlane teeb endale oma firma nagu, et ma arvan, et see ei ole mõistlik, aga küll on mõistlik see, et kui iga eestlane või eestimaalane, kes nagu kasutab kindlustusteenused, võiks astuda kindlustusühistu liikmeks, et see on nagu mõistlik, ta võtab sellise väikese ettevõtlusriski, ta hakkabki ise ka ettevõtjaks selliseks, ütleme siis mikroettevõtjaks või niimoodi, aga kui need palju liikmeid tulebki, tuhandeid ja kümned tuhandeid eestimaalasi tuleb kindlustusühistu liikmeks, siis me moodustame nii suure jõu, et me kokku juba siis suudamegi tekitada suure sellise muudatuse majanduses ja ka tekitada uue rikkuse allika Eestis nagu. Ikkagi kuulates su juttu, Tarmo, tekib küsimus, kuidas on jäänud turule siis selline täitmata koht. 30 aastat on Eestit arendatud, taas iseseisvunud Eestit arendatud ja ei ole tekkinud oma kindlustusfirmat. Eks siin põhjus on väga lihtne. Eesti turul on umbes 1000 kindlustusametnikku, kes on väga tublid, väga targad, riskiteadlikud, aga nad on alalhoidlikud ja vähe ettevõtlikud ja lihtsalt selline inimene oli puudu, kes Sina oled siis see 1001 inimene, kes ütles nüüd? Jah. Et, ja mitte enam mina üksinda, vaid et ma olen olnud väga suur nagu nauding või elamus, et väga palju juba organisatsioone, eraisikuid ja ettevõtted on tulnud selle mõttega kaasa, et üksinda see ühistut ei ole võimalik teha, aga et just ka Taluliit ja paljud teised liidud ja eraisikud on tulnud kaasa, et see on olnud tegelikult tõeline nauding seda eest vedada, sest nii palju toredaid, huvitavaid, vahvaid inimesi on sellega juba liitunud. Ma toon nüüd arutellu veel ühe suure termini, rahvakapitalism.
No see ongi kindlustusühistu sisu, et me kaasame rahva ja me paneme selle kapitali tootma siis rahva heaks. Et nii siis soodsamate kindlustusmaksete näol kui ka siis omaniku tulu näol ja loomulikult ka vahelike toodete näol, mida ka Kerli mainis, et kui põllumeestel on siin saagikindlustus ja loomakindlustus on puudu, jahimeestel on jahikindlustus puudu, muusikutel on ütleme siis selle kutsehaiguste kindlustus puudu, eks, et ja siin on neid puudujääke on veel, et selles mõttes, et see ongi kindlustusühistu, ongi rahvakapitalism, mis paneb selle rahva nagu iseenda heaks tööd tegema. Praegult see rahvas töötab välisomanike heaks nagu, ja teenib siis endale kaugetele välismaalastele tulu, aga teenib seda parem iseendale. Kerli, sama küsimus ka sulle, rahvakapitalism, laienda natuke ka seda terminit. Sa oled oma õpingutes ka tegelenud siin majandusmudelite ja majanduse põhialustega. Milline oleks siis selline ideaalne Eesti rahvakapitalism? Kõlab jälle sellise patriootliku terminina siin meie väikeses riigis. Jaa, ei, selles mõttes Tarmo ju väga hästi selle sisu siin avas, et mida ma võib-olla omalt poolt siia lisaksin, ongi see, et tegelikult me peame üha rohkem ühiselt panustama täpselt selle sama rikkuse koju jätmisesse, et täna me olemegi, ütleme, see ei ole ju ainult kindlustus teenuse poole pealt, siin on väga palju teisi ettevõtteid, kes pakuvad sisendit, põllumajandus, mis iganes muud valdkonnad, me tegelikult ju tarbime või täpselt, et me kogu aeg ostame ja tarbime mingisuguseid teenuseid, tooteid, mille tegelikult seesama tulu jõuabki kuskile mujale, eks ju, et iga sent, mida me jätame ju siia Eestisse, toob tegelikult ju rikkust meie õuele, et see peaks olema ka see põhimõte, millega me nagu ühistut arendame ja mida rohkem me oleme kaasatud sellesse, mida me rohkem ühiselt panustame, et täna kindlustusühistuga liitudes see ei ole selles mõttes niivõrd keeruline, ütleme siis selles mõttes, et meil oleks vaja mingisuguseid suur bürokraatia või halduskoormus sellega kaasneks, et seda ei ole, et täna on need võimalused olemas, me saame ühiselt panustada, meil on võimalik ühiselt siis tekitadagi selle, et meil on võimalik tulevikus teenida omaniku tulu millegi pealt, mida me tegelikult igapäevaselt täna kasutame või teenuseid kasutame. Et see ongi see koht, mida võib-olla siin rõhutaksin. Me oleme rääkinud nüüd suurtest terminitest, majandus alustugedest, aga räägime nüüd konkreetselt edasi, mis saab siis Eesti oma kindlustusühistust lähiajal. Te kogute praegu kapitali, millal hakkab siis see periood peale, kui te hakkate konkreetseid teenuseid müüma. Mis anda, Tarmo, palun see tulevikukaart, mis teil on kõige optimistlikumas versioonis praegu omal silme ees? Et kohe, kui kapital on koos... millal see võiks toimuda? Me loodame, et 2-3 kuu jooksul me saame selle kapitali kokku, ütleme, et võib-olla juba pärast tänast saadet ongi meil õhtuks on juba kapital koos äkki, et miks mitte, ütleme, aga et nii kui kapital on koos ja me usume, et see siis toimub hiljemalt kuskil 2-3 kuu jooksul, et võib-olla nüüd siin, kui mitte siin südasuvel, siis sügisel, ja siis läheb ilmselt paar nädalat paneme dokumente veel kokku ja siis anname dokumendid ehk siis tegevusloa taotluse Finantsinspektsiooni sisse. Seaduse järgi on siis 6 kuud, on Finantsinspektsioonil aega seda menetleda. Me loodame, et see läheb kiiremini, et me oleme ka Finantsinspektsiooniga juba praegult teinud koostööd, nendega kohtunud, arutanud, ütleme, et ühiselt mõtelnud asju, et selles mõttes, et me nagu ei üllata neid, vaid meid juba oodatakse seal. Ja kui meil on tegevusluba käes, siis ongi, et suure tõenäosusega, mis samal ajal, kui on tegevusloa taotlus sisse antud, me hakkame ka arendama juba tooteid ja tarkvara just, et ikkagi tänapäeval ongi see, et 2 sellist suurt nagu tegurit või nagu osa on inimesed ja on tarkvara, ütleme, et kes ehk siis, et ma julgen arvata, et kui meil on tegevusluba käes, siis on meil ka juba esimesed paar toodet juba siis juriidiliselt, kindlustusmatemaatiliselt ja ka infotehnoloogiliselt juba olemas, ütleme, ehk siis, et kohe, kui tegevusluba käes juba mingid tooted ongi valmis klientidele pakkumiseks siis. No näiteks põllumeestele. Põllumehed ootavad täiskindlustust kõigi hädade vastu. Pakute seda?
ütleme, et me ikkagi sellist nagu täiskindlustust pole olemas, meil on saagikindlustus, meil on loomakindlustus ja loomulikult me kindlustame ka traktoreid ja kõiki hooneid, ütleme, et selles mõttes, et masinate seadmete kindlustus, mis on traktorite kindlustus, saab olema kindlasti üks esimesi tooteid, ütleme. Saagikindlustust võib-olla me siin koostas ühe siis välismaise saagikindlustusühistuga hakkame isegi enne tegevusloa taotlust juba pakkuma lihtsalt koostöös, et kus nemad on nagu suur osa, meie väike osa nagu niimoodi. Et selles mõttes, et me võime ka siin varem üllatada, et aga kindlustusandjana me saame teenused hakata pakkuma alles siis kui on luba käes nagu. Aga kindlasti, et kuna tänu siis põllumeestele on see kindlustusühistu kasutatud, siis põllumeeste kindlustusvajadused on üks meie suuremaid prioriteete. Kas selles kapitali kogumiskampaanias, mis praegu käib, osalevad ainult ettevõtted, liidud nagu Taluliit, Talupidajate Keskliit või ka üksikisikud? Et jah, me kindlustusühistu liikmeks on teretulnud kõik eraisikud ja kõik juriidilised isikud, sõltumata siis, kas ta on siis nüüd äriühing või mittetulundusühing või liit nagu niimoodi, et kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kõik on teretulnud kindlustusühistu liikmeks. Kerli, me kohtusime talupidajate kongressil eelmisel aastal, mida te korraldate ja selle teemaks oli see, et Eesti talupidamine läheb ühe generatsiooni käest teise generatsiooni kätte ja minu jaoks oli ikkagi väga muljetavaldav see, kui ma vaatasin esinemas noori talupidajaid kõrgete ülikooli kraadidega, kes näevad seda talupidamist mitte kui ainult rasket maatööd, vaid ka kui matemaatikat, kui teadust. Ilmselt need noored talupidajad on väga innukalt just ka selle kindlustusühistuga nõus liituma, sest neid kõiki ühendas veel ka selline tugev soov teha midagi eestimaist. Absoluutselt ja meil on ju täna ka väga palju neid samu noori juba liitunud kindlustusühistuga, et see kuna ütlemegi jah, et maainimene võib-olla on rohkem siis maapiirkonnaga Eestiga seotud, see on selles mõttes paratamatus võib-olla teatud mõttes, siis nad on tõesti nagu valmis rohkem ja kiiremini kaasa tulema selliste algatustega, milles nad näevad nagu suurt potentsiaali, nii siis oma ettevõtete arengus, oma isiklikus arengus, maapiirkondade arengus ja nii edasi, et ma arvan, et see tänase kindlustusühistu ongi selles mõttes väga hea koht liituma siis nii maapiirkonna inimesed, nagu Tarmo ütles, et see ei ole ju ainult ettevõtete organisatsioonide, me ei esita üleskutset, et tulge liituma, aga vaid eraisikud linnadest, et tegelikult me oleme kõik ühe asja eest väljas, et Eesti areneks, et siin ei olegi küsimust, et kas sa oled maal või linnas, et siin meil peavad olema ühised eesmärgid, kindlustusühistu kindlasti on üks, mis saab aidata meid nii siis kindlustustoodete tarbijatena kui ka siis tegelikult Eesti rahvana või Eesti inimesena. Ja, et ma veel täiendan, et ütleme, et see on ka üks nagu siis kindlustusühistu üks eesmärke, ütleme, et mida me ei saa nüüd otseselt nagu esimesena välja öelda, et kindlasti, et see jätkusuutlik elu Eestimaal on nagu meie jaoks ka nagu ülioluline ja väga tähtis, et kui praegusel Eesti kahjukindlustusturul piltlikult öeldes korjatakse see 400 miljonit eurot kokku, midagi siis hüvitatakse, midagi läheb tegevuskuludeks ja 60 miljonit kasumit läheb lihtsalt nagu piltlikult öeldes, see lendab siit lennujaamast erinevatesse riikidesse, siis meie just ambitsioon ongi sellest 400 miljonist käibest võimalikult suur osa endale jätta koostöös oma liikmetega ja jällegi, et siis, mitte siis see nüüd see kasum, see tulusat nagu välismaale saata, vaid see siis see kasum nagu nii-öelda piiskadena üle kogu Eesti laiali jagada, aga loomulikult, et me saame jagada ainult sinna, kus siis kindlustatakse on, ehk siis me tänu sellele ongi just, et me oleme väga rõõmsad, et on siis põllumajandussektor on kaasa tulnud, sest põllumajandussektor on reeglina Tallinnast väljaspool nagu niimoodi, et ehk siis nagu, et meie liikmed on üle kogu Eesti, mis tähendab ka seda, et me hakkame ka seda rikkust jagamagi üle kogu Eesti, mis tähendab, et ka see on ka oluline faktor ka regionaalarengule, ütleme, et kui teatavasti nii pankade kui kindlustusseltside kontorid ja juba ka Eesti Posti kontorid ju on kinni pannud praktiliselt üle kogu Eesti, siis meie nagu siis oma eeskätt digitaalsete teenustega, kohapealsete teenustega ikkagi nagu jätame selle rikkuse üle kogu Eesti, et see ei tsentraliseerita mitte kuhugi välismaale ega Tallinnasse, vaid ikkagi see rikkus nagu jaotubki üle kogu Eesti. Eeldusel, et need siis inimesed, kes väljaspool üle kogu Eesti elavad, tulevad meie liikmeks nagu.
Väga hea mõte, millega täna lõpetada, meie 45 minutit saab kohe ümber. Siin mikrofonide ees olid Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats ja Tarmo Lääne, Eesti Kindlustusühistu 1 eestvedaja ja meie jutt jäigi pidama teemal noored ja kindlustus, noorte haaramine Eestimaa edasisse arengusse ja see on väga hea teema, millel jätkata siis meie järgmise podcastiga. Minu nimi on Neeme Raud, tänase vestluse juht ja kutsun siis kõiki teid mõtlema Eesti Kindlustusühistu 1 liikmelisuse peale ja kuulama meie podcaste ka tulevikus. Kõike head teile!